Tere, hea vaataja! Täna räägime sellest, mis sütitas eelmise aasta kevade panganduskriisi, miks need alusprobleemid ei ole tegelikult lahendatud ja kuidas võlakirjaturu langus ja ärikinnisvaraturu langus USA-s võivad tekitada uue panganduskriisi. Esiteks räägin siis sellest, et kuidas on panganduse tervis seotud võlakirjaturuga USA näitel. Ja selleks, et sellest teemast aru saada ja mõista neid seoseid, tuleks teatud baasasjad lahti rääkida. Mina ei ole panganduse ekspert, aga ma proovin võimalikult täpselt kirjeldada seda, kuidas mina näen seda pilti ja proovin ka lihtsustada seda. Esiteks on oluline aru saada bilansist, pankade bilansist. Eks pankadel on samamoodi nagu kõigil ettevõtetel on siis varad ja kohustused. Ja väga oluline termin, mida teada kogu sellest teemast arusaamiseks, on siis pangakapital. Pangakapitalis sisuliselt siis peegeldab panga aktsionäride ärisse tehtud investeeringut. Ja oluline on ka see, et pangakapital ei ole kohustus ning seda ei pea kellelegi tagasi maksma. Ja piisav pangakapital aitab siis klientide hoiused ära katta ka juhul, kui osasid laene tagasi ei maksta. Või siis pank saab mingisuguseid kaotusi mingite väärtpaberite pealt. Sisuliselt on siis tegemist puhvriga, mis kaitseb panka maksejõuetuse eest ja üldiselt siis pangandussüsteemis kõik need kapitalinõuded, kapitaliseeritus, kõik on seotud siis sellega, et vähendada riski finantssüsteemis. Ja mida suurem on siis pangakapitali osakaal siis seal kohustuste ja kapitali poolel bilansis, seda paremas seisus on pank. Ehk siis seda väiksem on siis panga üldine võimendus. Siin ma olen siis teinud sellise graafiku, mis põhineb Föderaalreservi ja Brookingsi andmetel ja siin on siis kõikide USA pankade bilanss nagu agregeeritult. Ja me näeme, et see pangakapital on siis siin kohustuste poolel, kohustused pluss kapital on siis 9,5%. Ja kohustused on siis 90,5%. Ja kui me nüüd kogu selle poole, sellest poolest lahutame siis selle poole, siis me saamegi selle pangakapitali siis. Ja nüüd on oluline aru saada sellest ka varade poolest, et 15% USA pankade varadest on rahas, 22% umbes on siis väärtpaberites, 53% on laenudes ja 9,9% on siis muudes varades. Ja mina räägin täna siis just sellest väärtpaberite osast. Et oluline on mõista seda, et kui selles osas siis väärtpaberite hind langeb, oletame, et nende väärtus langeb siis umbes selle kasti võrra. Kui see kahjum nüüd panga poolt realiseeritakse, ehk siis need varad mingil põhjusel ollakse sunnitud näiteks maha müüma, siis see osa läheb siis pangakapitalist maha. Ehk siis ta vähendab pangakapitali selle osa võrra, kui palju siis need väärtpaberid on kaotanud oma väärtust. Ja seda on oluline mõista, et aru saada sellest, et miks tekkis üldse see 2023 aasta kevade panganduskriis, kus Silicon Valley, First Republic ja kõik need pangad siis kokku varisesid. Räägime siis nendest hoitavatest väärtpaberitest. Need jaotatakse siis pankades laias laastus 2. On siis held to maturity ehk siis HTM. Need on siis väärtpaberid, mida pank hoiab bilansis selle mõttega, et neid väärtpaberid hoitakse siis aegumiseni, eelkõige siis võlakirjade puhul kehtib see, et näiteks kui pank ostab 10 aastast USA riigi võlakirja ja paneb selle oma bilansis HTM-i poolele, siis see tähendab seda, et nad plaanivad seda võlakirja hoida kuni siis aegumiseni, ehk siis 10-aastase tähtaja lõpuni. Mis tähendab siis seda, et nad saavad seda väärtpaberit kajastada oma bilansis siis soetusväärtuses. Teine on siis available for sale, ehk siis väärtpaberid, mis on võimalik siis kiiresti ka turul maha müüa mingi teatud hinna poolest. Ja see, et kumba siis pangad selle vara nagu panevad, suuresti on pankade enda otsustada.
ja siin ongi oluline see, et tavapäraselt siis kajastatakse neid väärtpabereid, mis on ettevõtete bilansis, neid kajastatakse turuväärtuses. Aga pankadele see ei kehti. Ehk siis neid HTM väärtpabereid ei pea kajastama bilansis siis turuväärtuses ja see kehtib ainult pankadele. Ja ei pea siis ka kaotusi bilansis kajastama. Ehk siis sisuliselt, kui väärtpaberid, siis HTM väärtpaberid kaotavad väärtust, siis pank ei pea neid siis panga kapitalist maha arvestama. Ja IMF-i andmetel siis umbes 10% pankade varadest on siis nendes HTM varades. Ja nagu siin hiljem selgub, need HTM varad on nagu väga suure osa oma väärtusest kaotanud ja teatud ajahetkedel võivad pangad olla sunnitud neid varasid müüma ikkagi, isegi kui nad on algselt plaaninud neid hoida tähtajani. Ja kui nad nüüd on väärtust kaotanud vahepeal, siis nad peavad selle kaotuse vastu võtma ja siis läheb panga kapitalist see kaotus siis maha. Ja selleks, et aru saada, kuidas see võlakirjadega seotud, eelkõige siis riigi võlakirjadega, siis räägime järelevalvest ja regulatsioonidest. Et globaalselt reguleerib pangandust siis Baseli panga järelevalvekomitee ja 2008. aasta siis kriisi järel tuli Baseli komitee uus panganduse ja õigusraamistik Basel 3. Ja väga oluline asi, mis selle Basel 3-ga kaasnes, oli see, et otsustati panna siis USA riigi võlakirjad kõige turvalisemate ja likviidsemate varade hulka. Ehk siis nad said kõige madalama riskihinnangu. Ehk siis nad läksid sinna Z1 Common Equity Tier 1 kapitali alla. Ja sisuliselt võrdväärne siis sularaha ja müntidega, ehk siis M1-ga. Aga kuna M1 on siis piiratud kogus majanduses, siis selleks, et seda panga kapitali suurendada, hakkasid pangad siis mingil hetkel eelistama panga kapitalina USA riigi võlakirju. Ehk sisuliselt regulatsioonid tehti nõnda, et pangad eelistaks panga kapitalina USA riigi võlakirju. Ja hoiuseid hakati siis investeerima riigi võlakirjadesse. Ja see on see koht, kus see nagu probleem sisse tuleb. Selle tõttu, et need riigi võlakirjad on kaotanud viimase 4 aasta jooksul suure osa oma väärtusest. Aga pangad ei ole pidanud neid kaotusi realiseerima. Ehk siis need kaotused suures osas ei ole arvestatud panga kapitalist maha. Just selle tõttu, et neid plaanitakse hoida kuni tähtajani. See tähendab seda, et võlakirja turul toimuv on siis pankade tervisega väga tihedalt seotud. Alates siis sellest, kui Basel 3 nagu selle raamistiku järgi arvestati siis USA riigi võlakirjad kõige turvalisemate ja likviidsemate varade hulka. Siin me jõuamegi selle 2023. aasta panganduskriisi juurde, mille suuresti põhjuseks oligi see riigi võlakirjade hinnalangus. Ja Silicon Valley Bank oli siis pank, mis eelkõige hoiustas siis iduettevõtete raha, riskikapitalistide raha ja mida investeeriti siis tehnoloogiasektorisse. Tegemist oli siis suurima pangakrahiga alates 2008. aastast, mil varises kokku Washington Mutual. Kuidas see siis kõik juhtus? SVB ostis siis aastatel 2020 kuni 2021 tehnoloogia buumi ajal suures koguses USA riigi võlakirju. Ja kuna intressimäärasid hakati siis pärast seda 2020-2021 aasta perioodi tõstma, siis võlakirjade väärtus hakkas langema. Kui intressimäärad liiguvad üles, siis see kipub siis olemasolevate võlakirjade väärtust vähendama, sellepärast et uued võlakirjad tulevad välja siis kõrgema intressiga. Ja selle tõttu peab siis eelnevate võlakirjade väärtus, mis siis on emiteeritud madalama intressiga, reeglina siis odavnema hinnas. Ja neid võlakirju oli siis SVB hästi palju kokku ostnud oma bilanssi. Ja mis SVB puhul oli veel oluline, oli see, et hoiused olid hästi suured, need summad,
et kui tavapärases pangas on niimoodi, et seal on hästi palju nagu inimeste ja ettevõtete hoiuseid, mis on nagu pigem väiksed, siis SVB-l oli vähe hoiuseid, aga suurtes summades. Seal mõnel ettevõttel oli isegi seal mitme miljardi dollari suuruseid hoiuseid. Ja sellest tulenevalt siis 94% hoiustest polnud riiklikult tagatud, kuna siis USA-s on maksimum on 250 000, mis siis garanteeritakse riigi poolt juhul, kui pank peaks maksejõuetuks muutuma. Aktsionärid ja hoiustajad said siis haisu ninna, et SVB on saanud suuri kaotusi, realiseerimata kaotusi riigi võlakirjade pealt. Ja kuna tehnoloogiasektoril läks ka väga kehvasti, investeeringud tehnoloogiasektorisse vähenesid pärast siis intressimäärade tõstmist, siis sõna hakkas levima, et SVB-l ei ole seis väga hea ja tekkis siis pangajooks, et kõik hakkasid oma hoiuseid korraga välja võtma. See tekitas siis selle olukorra, kus pank oli siis sunnitud neid riigi võlakirju müüma selle jaoks, et hoiustajate nõudeid täita. Aga kuna riigi võlakirjade pealt oli saadud kahjumeid, ehk siis nende hind oli vahepeal langenud võrreldes ostuhinnaga, siis tähendas seda, et nad pidid realiseerima need kahjumid. Ja see tegi olukorda palju hullemaks. Ja see tõi kaasa siis lõpuks selle SVB maksejõuetuse. Ja sellele SVB-le siis järgnesid ka Signature Bank ja First Republic. Ja SVB oli siis suuruselt, kui ma õigesti mäletan, 16. pank USA-s. Kuidas siis sellele pangakrahhile USA valitsus ja keskpank reageerisid? Sisuliselt loodi pretsedent, kõik hoiused siis maksti tagasi inimestele ja ettevõtetele, kõik, mis olid SVB-s ja nendes teistes pankades. Ja selle põhjus seisnes selles, et nad ei soovinud, et pangad ja tehnoloogiafirmad järjepanu varisevad, sest kui SVB-s mõni ettevõte kaotab mitme miljardi väärtuses oma hoiuseid, siis võib-olla see ettevõtte variseb, võib-olla see levib teistesse pankadesse, kellel on suured realiseerimata kahjumid. Nad ei tahtnud, et tekiks pangajooks ka teistesse pankadesse. Ehk siis sisuliselt loodi pretsedent, kus öeldi inimestele, et kui mõne pangaga midagi juhtub, siis me maksame kõik teie hoiusid kinni. Ja see on väga problemaatiline, sellepärast, et sisuliselt sõnum kannab seda, et pankade hoiustajad päästetakse igal juhul ära ja suuremad pangad päästetakse tõenäoliselt ära, sektor pannakse sõltuvusse siis keskpanga valitsuse poolsest abist. Ehk siis sisuliselt hoiustajatelt võeti nagu risk ära. Lihtsustatult, kuidas see siis SVB puhul toimus, siin küll ei ole SVB bilanss, aga lihtsustatult öeldes said nad siis, olid väärtpaberite pealt saanud päris suuri kaotusi, eelkõige siis USA riigi võlakirjade pealt. Aga kuna nad hoidsid siis bilansiliselt neid võlakirju HTM-i osas, ehk siis held to maturity, ehk siis nad ei pidanud neid väärtpabereid kajastama turuväärtuses, vaid need kajastasid neid soetusmaksumuses, siis nagu mingit probleemi ei olnud. Aga probleem tekkis sellisel hetkel, kui aktsionärid ja hoiustajad said aru, et need kaotused on päris suured siin, et kui inimesed oma hoiuseid hakkavad välja võtma, siis nad ei pruugi neid suuta siis neid kohustusi täita. Siis hakkasidki hoiustajad väga kiiresti raha välja võtma ja lõpuks võeti kokku siis hoiustest välja umbes 87% SVB-s. Ja see sundis siis, see hoiuste väljavool sundis siis neid väärtpabereid siin varade poolel müüma, et raha saada, et oleks likviidseid varasid. Ja see omakorda siis põhimõtteliselt hakkas seda pangakapitali väga-väga kiiresti vähendama. Ja lõpuks pangakapitalist ei jäänudki mitte midagi järgi. Ja kui pangakapitali ei ole, siis pank muutub maksejõuetuks, ehk siis kohustuste pool sisuliselt muutub suuremaks kui varade pool. Ja kui me nüüd korraks tagasi lähme selle held to maturity ja selle available for sale, selle raamatupidamisliku anomaalia juurde, mis pankadele põhimõtteliselt kehtib USA-s,
siis see on nagu väga palju kriitikat saanud ka, et miks pankadel selline bilansiline raamatupidamine on. Et hiljuti eelmine aasta siis Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul Charlie Munger ja Warren Buffett tegid sellise huvitava žesti, et sellel koosolekul siis nad panid 2 silti laua peale, available for sale ja held to maturity, et tuua nagu tähelepanu sellele, et kui absurdne see siis raamatupidamislik reegel on, mis pankadele on seatud. Siin me jõuamegi sellise asjani nagu realiseeritud või realiseerimata kahjum. Et realiseerimata kahjum võlakirjalt siis on see olukord, kus võlakirja hind on ostuhinnaga võrreldes turul langenud. Ja aga kui võlakirja hoitakse siis tähtaja lõpuni, siis kahjumit ei saa. See kehtib siis sisuliselt pankade puhul. Aga kui võlakiri ollakse siis sunnitud enne müüma, näiteks siis panga jooksu ajal, nagu me nägime SVB puhul, siis see kahjum hakkab siis vähendama panga kapitali ja võib potentsiaalselt muuta siis panga maksejõuetuks. Ja nüüd ma näitan ühte huvitavat graafikut, milles me näeme, et siis pankade need realiseerimata kahjumid siis väärtpaberitelt on tõusnud 5 korda kõrgemaks kui enne 2008 aasta finantskriisi. Ja peamiselt tuleneb see kahjum siis USA riigi võlakirjade hinnalangusest. Seda graafikut ma olen korduvalt näidanud eelnevates videodes, kes on vaadanud, siis on näinud seda. Siin on näha siis seda võlakirjade tõusutsüklit, mis kestis 40 aastat ja minu hinnangul siis sai läbi aastal 2020. Basel 3 raamistik loodi siis 2008 kuskil siin. Ja sellel ajaperioodil siis 2008 kuni 2020 pangad ostsid suurtes kogustes USA riigi võlakirju ja hakkasid seda siis eelistama panga kapitalina. Aga siis 2020 pärast siis koroonakriisi põhjasid hakkasid riigi võlakirjad siis odavnema, ehk siis intressid nende pealt hakkas tõusma. Ja see tekitas siis pankadele hästi suured realiseerimata kahjumid. Vaatame, kui suured need realiseerimata kahjumid on. Siin on need kahjumid siis graafikule pandud. Me näeme 2008 aasta kriisi ajal need ulatusid siin maksimaalselt umbes $50 miljardi väärtpaberitest saadud siis realiseerimata kahjumid. Ja pärast selle riigi võlakirjade tsükli pöördumist on need realiseerimata kahjumid väga suureks kerkinud. Siin üle $500 triljoni. Ja kui nüüd pangad on sunnitud suure osa nendest realiseerimata kahjumitest siis realiseerima, näiteks juhul, kui hoiustajad soovivad oma raha pangast kätte saada, siis me näeme tõenäoliselt suure hulga pankade varisemist või maksejõuetust. Kui nüüd tekib selline olukord, et see sama Z1, millest me alguses rääkisime, kui see ka panga kapital kukub siis rohkem kui 50% võrra, siis tavapäraselt sekkub sellesse siis Föderaalne hoiuste tagamise korporatsioon. Ja see tähendab siis seda, et kas pangal on vaja uut kapitali koguda investoritelt, kaalutakse võimalikku liitumist mõne teise pangaga või siis halvimal juhul pank pannakse üldse siis selle korporatsiooni poolt kinni. Ja Florida Atlanta ülikool siis põhimõtteliselt jälgib, et kui suured on need pankade kahjumid, realiseerimata kahjumid väärtpaberitest. Ja nad siis leidsid, et selle aasta esimeses kvartalis 1000 suurima panga seas on 50 panka, kelle väärtpaberite pealt saadud realiseerimata kahjumid on kõrgemad kui 50%. Ehk siis sisuliselt, kui need pangad on sunnitud siis muutma oma realiseerimata kahjumid realiseeritud kahjumiteks, siis sisuliselt tähendab see nende pankade maksejõuetust või siis nad ei vasta enam nõuetele, nad ei ole piisavalt kapitaliseeritud sellisel juhul. See info, mis ma just rääkisin, pärineb siis Florida Atlanta ülikooli kodulehelt. Nemad on loonud siis USA pankade realiseerimata kahjumite jälgimiseks sellise screeneri ja nemad kirjutavad seda, et
et kui pank siis kaotab pool oma Z1 kapitalist, siis regulaatorid tavaliselt on sunnitud siis sekkuma ja halvimal juhul siis panga kinni panema. Ja keda huvitab, siis nad on teinud ka nimekirja pankadest, et kui palju siis panga kapital väheneb juhul, kui nad on sunnitud siis kõik need realiseerimata kahjumid vastu võtma. Siin mõnel pangal on isegi rohkem kui terve panga kapital. Et kui keegi läheb sinna hoiuseid välja võtma piisavalt suures mahuses, siis nad on sunnitud neid väärtpaberid müüma ja siis nende panga kapital märkimisväärselt väheneb ja tõenäoliselt kaasneb sellega maksejõuetus. Seni on suudetud seda panganduskriisi nagu edasi lükata või vältida, aga tegelikult need probleemid ei ole lahendatud. Et kui nüüd peaks selline olukord juhtuma, kus riigi võlakirjade tootlus jätkab tõusu, ehk siis siin on jälle see 10-aastaste riigi võlakirjade tootlus, USA 10-aastaste riigi võlakirjade tootlust, et me näeme, et see väike tõus siin, ta suures mastaabis tegelikult nii väike ei ole, et 0,5% pealt on läinud siin, vahepeal käis 5% juures, praegu on 4,2% siin. Et kui nüüd see riigi võlakirjade tootlus siin peaks tõusu jätkama ja jõudma siia 6-7-8% juurde, siis need realiseerimata kahjumid lähevad veel mitmekordseks pankadel. Ja see võib tekitada olukorra, kus aktsionärid ja hoiustajad vaatavad teatud pankade puhul, et nii, et päris suuri kaotusi saanud riigi võlakirjade pealt, et ma vist ei taha neid hoiust seal pangas enam hoida. Ja see võib tekitada järjekordse pangajooksu, et need ei ole sugugi välistatud, need pangajooksud, et see põhiprobleem tegelikult panganduse jaoks ongi selle suure pikaajalise tsükli, millest ma olen korduvalt videodes rääkinud ka, selle pikaajalise võlakirja tsükli siis pöördumine. Ja minu hinnangul see võlakirjade tsükkel on pöördunud. Ja see näitab väga hästi, seosed pangandusega näitavad väga hästi, et kui suurt mõju tegelikult selle väga suure tsükli pöördumine igatpidi finantssüsteemile siis, kui suurt mõju avaldab. Sest USA riigi võlakirjade turg on kõige suurem turg üldse maailmas ja pangad kasutavad seda panga kapitalina, pensionifondid kasutavad seda tagatisena ja võimenduse kasutamisel, see on investeerimisfondides, kõik süsteemid on omavahel väga tugevalt seoses. Siin me jõuamegi selle teemani, et mis järgmise panganduskriisi võiks tuua. Seesama võlakirjade langustsükkel võib seda teha, et 40 aastat kestnud võlakirjade tõusutsükkel on läbi saanud ja võlakirjad on 4 aastat olnud langustsüklis. Ja see on põhjus, miks tuli siis see 2023 aasta panganduskriis ka ja tegelikult see trend ei ole muutunud, see ähvardab jätkuvalt pidevalt pangandust. Ja võlakirjade hinnalanguse kiirenemine, siis kui see peaks võlakirjad hakkavad kiiremini odavnema, siis see võib tuua uued pangajooksud. Ja mis väga oluline on veel see, et USA's on ärikinnisvara turg langemas. Ja ärikinnisvara jaoks siis laene andnud pankadel on seis suhteliselt halb, et näiteks First Republic, mis andis 80% laenudest olid kinnisvaralaenud. See oli siis üks pankadest, mis siis 2023 aasta kevadel pankrotti läks. Siis see ärikinnisvara teema võib olla järgmine koht, kus siis pankadel probleemid tekivad mitte niivõrd suurtel pankadel, kuivõrd sellistel regionaalsetel pankadel, väiksematel ja keskmise suurusega pankadel. Et regionaalsed pangad on andnud $2 triljoni eest kinnisvaralaene. Ja mis on huvitav fakt ka on see, et 1984. aastal siis varises USA suuruselt 7. kommertspank, milleks oli siis Continental Illinois National Bank and Trust. Selle tekitas asjaolu, et 30% hoiustest võeti välja pangast. Sellest täitsa piisas. Ja kui me vaatame SVB-d, siis SVB-st võeti siis välja 87% hoiustest ja Signature Bank, mis kukkus siis pärast SVB-d, sealt võeti välja 29% hoiustest. Ja kui täna võetaks siis pankadest välja 30% hoiustest,
kukuks USA-s kokku 2800 panka. Ja hoiustega tegelevaid panku on USA-s kokku 4642. Et pangandus on selline veits nagu püramiid, nagu kaardimaja, et kui seal keegi kuskilt vahelt välja võetakse mingisugune suurem tegelane, siis on kohe oht, et kogu kaardimaja kokku. Ja minu küsimus ongi see, et kuna ma eeldan, et see 40 aastat kestnud võlakirjade tõusutsükkel sai läbi ja võlakirju ootab ees veel hinnalangus, et võlakirjad langevad edasi, mis saab siis, kui turg surubki need intressid järsult kõrgemale ja kõik proovivad korraga siis võlakirjaturult väljuda ja siis hoiustajate nõudeid täita. See tekitab selle olukorra, kus pangad peavad neid võlakirju müüma, mis tekitab siis selle, et nende võlakirjade hind langeb veelgi kiiremini, mis omakorda tähendab, et panga kapitalid hakkavad vähenema. Et see võib tekitada sellise dominoefekti põhimõtteliselt panganduses. Ja mis saab siis, kui ärikinnisvaraturg jätkab langust ja pangad peavad võtma siis ärikinnisvarast suuri kaotusi. Et kui me vaatame ärikinnisvara hindasid, siis on praegu langemas. Esmakordselt siis alates 2008 aastast on langus ei ole kunagi nii suur olnud. Et 2023 aasta 4. kvartalis 9% ja siin selle aasta 1. kvartalis ka 9%. Ja kuna regionaalsed pangad on andnud päris suuri laene ärikinnisvara siis tagatisel ja tagatisvara väärtus kahaneb, siis sealt potentsiaalselt võiks alata järgmine panganduskriis USA-s.